Et alustame siis meie tänase webinariga. Nii, lubage ma proovin ette võtta siit õigest slaidi. Minu nimi on Tõnu Leemet. Täna räägime natukene Fusionist tänases webinaris. Webinari korraldab siis meil ettevõtte AruCAD süsteemid. Näete, siin peaks teil kenasti näha olema arucad.ee veebileht. Ma nimelt panin täna taustaks selle julgustamaks minna ja võib-olla arhiivist vaadata ka varasemaid webinare. Selleks hetkeks me oleme Fusioni teemal korraldanud juba hea mitu webinari, käsitlenud mitmeid erinevaid teemasid. Alati tasub järgi vaadata ja samamoodi tänast webinari me samuti salvestame. Ja tänase webinari teemaks meil, et vaatame üle mõned, ma julgeks väita ikkagi suured põhimõttelised muudatused, mis on Fusionist tulemas. Ja siis webinari teises pooles käsitleme konkreetselt siis CAM-programmeerimise ühte alampeatükki, millest mitte ammu aega tagasi oli üks küsimus ja see küsimus pani meid mõtlema, et seda teemat võiks käsitleda. Nii, aga hüppame Fusionisse ja alustame teemadega. Nii, ma pean korra stop share'i panema. Share screen. On olemas share. Ja võtame lahti siit Fusioni kuskilt. Nii, see ei ole Fusion. Vaid see on Fusion. Ma loodan, et Fusioni pilt on nüüd kõigil kenasti ees meil. Millest me tahame siis rääkida? Millest ma tahan täna rääkida? Kuidas me modelleerime praegu Fusionit? Vaikimisi siiamaani Fusion on võimaldanud meil modelleerida siis, inglise keeles võiks nimetada seda kontseptsiooniks või inglise keeles otsetõlge kontseptist, kontseptsioon, mida nimetatakse hybrid design. Sellel on hea mitu tähendust. Olnud selles mõttes, sellel hybrid designil on hea mitu tähendust. Ennekõike, mida see meie jaoks tähendab? Fusioni loogikas on väga tugev asi, selline asi nagu komponent. Näete, siin on mul võetud näidis design fail lahti, Fusion enda süsteemi failidest, design failide alt. Ja mida me näeme siit data browserist, me näeme seda, et selles projektis või disainis on meil mingi hea hulk kas alamkomponente või siis komponente. Meil on siin lehtmetalli tüüpi komponente. Fusionis, kui me modelleerime, siis hybrid siinkohal tähendab seda, et me võime kasutada kehasid, bodysid. Bodydest me saame kehadest, me saame luua komponente, components. Kui me soovime midagi koostada, siis me peame väga hästi aru saama, et meie koostus, meie mehhanismis, meie masinas peavad alati olema komponendid. Just nii. Siin on veel see väike loogika, mis see hübriiddisain endast sisaldab, mida mulle meeldib alati markeerida, on siis jällegi ingliskeelsete nimetustega. Kahjuks see CAD maailm meil, ta on selline maailm, kus me neid ingliskeelse nimetusi peame kasutama. Sellised asjad nagu top-down, mis ongi Fusioni, kuidas öelda, algne või siuke vaikiv põhimõte top-down selles tähenduses, et me alustamegi millestki, mille nimetus on meil peakomponent. Näete see asi seal data browseris, mida ma praegu klikin, Fusion nimetuses main component, peakomponent, mille sisse me loome siis komponente, alamkooste, alamkomponente. Jah, absoluutselt on võimalik kogu aeg on Fusionis kasutada kas ingliskeelse nimetusega terminit see distributed design, ehk kus me toome nii-öelda sellesse koostu, toome sisse väliseid faile, external components, välised komponendid. See, millest me nüüd täna rääkida tahame, ma panen selle faili kinni, on vaadake selline asi, et kui te lähete oma kasutaja nime alla ja võtate sealt selle preferences ja preferences seda dialoogi hakkame te teate, siit me saame igasuguseid süsteemi seadistusi muuta, mis muudavad meil erinevaid asju. Meil on olemas seal selline asi nagu see preview features.
ja vot preview feature'ite all nüüd siis on tekkinud meil selline uus võimalus, mille nimi on Intent-Driven Design Experience. Minule teadaolevalt, kuigi ta täna on meil selline preview võimaluse all, ehk siis nii-öelda eelvaade või proovimiseks või kuidas soovite nimetada, siis kuuldavasti Fusion on ikkagi nüüd liikumas tulevikus täielikult sellele üle. Ma lülitan ta sisse, ma pean tegema programmile restardi, kui te seda esimest korda sisse lülitate, seda proovite, siis tuleb teil mõned okeid seal klikkida ja mõned nõusolekud tuleb ära allata. Esialgu ei muutu midagi. Panen korraks selle programmi kinni ja paneme selle programmi uuesti käima, Fusioni. Läheb hetk aega, vabandust. Siin ma kardan, mul kahjuks ühtegi shortcut'i ei olnud võimalik isegi mitte välja mõelda. Nii, ja nüüd loodetavasti siis Fusion ärkab meil üles selles uues intent-driven design inglise keeles mode'is. Nii, ja näete, siin põhimõtteliselt on meie võimalik, et siis selle uuendusi tutvustava webinari kõige olulisem koht. Et siin tausta ja see on natuke minu isiklik arvamus, aga siiski minu isiklik arvamus põhineb nii-öelda erinevatest Autodeskist saadud informatsioonidel ja asjadel, on see, et eks Fusion mõnes mõttes on ka sunnitud minema nii-öelda tagasi või naasma selle võimalik, et kõige üldisema käed RAL-projekteerimise töövoo juurde. Et näete ühesõnaga sellest intent-driven designi moodis või režiimis tekivad meil tagasi sellised asjad, millega kõik, ma usun, kes on kasutanud mingeid teisi enam levinud RAL-projekteerimise pakette, on tuttavad, ehk kus meil tekivad sellised mõisted, kontseptsioonid nagu detail, part ja cost, assembly ja kus nad on siis teineteisest eristatud, täielikult eristatud. Me näeme siin kolmandaks on meil see termin, see hübriiddisain ka veel väga armsasti olemas. Et see on see režiim, milles Fusion töötab praegu. Aga jah, ühesõnaga meil on nüüd siis suure tõenäosusega on täielik üleminek siis sellisele võimalusele, et kasutaja saab hakata looma siis kas puhtalt detaili või siis koostu. Ja ma usun, et see tugev motiiv, see põhjus siin taga on see, et võib-olla selles hübriiddisainis kasutajatel, kes modelleerivad suuri kooste, räägime koostudest alates 500 komponendist ja nii edasi, et siis igasugustes PDM, Product Data Management, PLM süsteemides, võib-olla ei olnud kõige mugavam kasutada. Aga loome siis näiteks siin ühe detaili, selles mõttes siin midagi erilist siin selles mõttes, kes on Fusionit kasutanud, siis siit edasi asi on tegelikult loogiline. Näete nüüd, kui ma selle uue part detaili lõin, siis mul on täielikult kadunud assemble tööriistad. Sellist asja nagu assemble mul siin enam ei eksisteeri, ma saangi tegeleda tegelikult siin detaili modelleerimisega. Võime siia huvi pärast ühe detailikese teha ka. Võime siia lihtsalt väikse primitiivi. Näiteks, ma teen täiesti meelevaldse praegu siin, teen ühe kehakese valmis siia. Ja mida meil veel ei ole, siis näete, meil ei ole enam võimalust siin siis selline asi nagu see komponendi kontseptsioon on samuti siit kadunud. Et on meil klassikaline detail, see ongi detaili fail.
mõte on siin selles, et paned kokku terve hunniku detaile, modelleerid valmis ja siis tõstad need koostööfailis omavahel kokku. Vaatame, seda ei hakka salvestama, võime ka assembly võtta, koostööosa. Et siin näete, siin on meil selles mõttes menüüd on oluliselt muutunud. Eeldatakse, et me sisestaksime komponendi. No, soovime mõne komponendi siit sisestada. Võtan praegu siit, need on meelevaldselt näidiskomponendid, lihtsalt näete, siin on meil kena komponent. Kõik nii nagu varasemalt meie ankrukene viitab sellele, et meie esimene komponent on paigas, meie ketilüli seal selle komponendi juures viitab sellele, et tegemist on välise komponendiga. Toome sisse veel mõne. Ma nüüd kahjuks peast ei mäleta neid komponenti nimetusi, aga toome sisse kas või näiteks sellise komponendi ja nihutame ta meelega siit kuskile meelevaldsesse kohta paigast ära. Ja paneme ta seal rahulikult paika. Et selline olemuselt lihtne, aga tegelikult Fusioni kontekstis võiks öelda, et kapitaalne muutus. Suure tõenäosusega on selles programmis nüüd tulemus. Just veel kord, et kus me räägime sellest, et me saame modelleerida üksikuid detaile ja üksikutest detailidest eraldi koostööfailis me paneme siis kokku koostöö. Teine väike juba mõnda aega tegelikult eksisteerinud uuendus võiks olla siis paari sõnaga rääkida sellest, mis on võib-olla mõnest teistest teinegi kord küsimusi tekitanud, et mingil hetkel tekkis meil siis selline võimalus Fusionisse nagu constraints. Et muidu Fusioni koostamine käis selliste Fusioni tööriistadega nagu joints abil ja nüüd siis on olemas meil ka selline, tegelikult mõnda aega juba, mis asi on siis see constraints. Jällegi inimesed, kellel on tausta teistest reaalprojekteerimisprogrammidest, ilmselgelt ma arvan, et tunnetavad kõik seda loogikat, kust see tuleb, sellepärast et enamik teisi reaalprojekteerimispaketti CAD-programme loovad koostöö just selle constraints tööriistade loogika alusel. Kus me siis näiteks ütleme, et sina tahk pead minema kokku selle tahuga. Saame sinna lisada veel mingisuguse järgmise seose, et sina serv võiksid olla kontsentriline selle servaga ja niimoodi see kokkupanek, praegu võib-olla mul ei olnud siin kõige paremad näited. Vaatame, kas meil õnnestub sellest ühest näitest seal lahti saada. Ma korra liigutan ta ära siit. Näete, tegelikult ma ei saagi enam hästi teda liigutada, eks ole, kuna ta on sealt seotud. Aga siin on üks loogika, mis tasub endale võib-olla meelde jätta, oli see, et vaadake, me tekitasime seoseid omavahele, mingeid seoseid geomeetria elementide vahele. Ma võtsin tahu ja tahuga lõin mingi seose teise komponendi peal oleva tahuga. Ma võtsin mingi serva, lõin seose teise komponendi peal oleva servaga. Et see on see constraints, andestust eesti keeles head vastet, seos, piirang, ma ei ole, et ma kasutan seda terminit constraints. Et selline asi meil komponentide koostamisel. Loomulikult on alles veel meie Fusionile omane joints loogika. Joints loogika oli meil siis selline, kus meil, toome siia veel mingisuguse komponendi täna siin ainult meie webinari näitlikustamiseks sisse. Vaatame, paneme teise veel.
kelle me võiksime võtta, võtame näiteks selle. Ja liigutame selle sinna. Sellised komponentidega töötamisel väike pro-tipp, mida mulle meeldib kasutada, on see inspect menüüs sellise asja nagu selle display component color shift N-i alt kasutamine. Mida meil ei meeldi praegu näha, on see, et meil on nende komponentide koordinaatsüsteemid. Võib-olla ei ole vaja. Samuti ei oleks selle komponendi sketch, ei oleks meil ka vaja näha. Lihtsalt selleks, et see pilt oleks siin ilusam. Sketchid ka maha. Ja mida meie joint tegi, siis jointide loomise aluseks on selline asi nagu see joint origin. Isiklikult olen siis üritanud kasutada sellist terminit nagu pidepunkt. Pidepunkt selle loomisel, näete nüüd selle pinna peale, ma ei saa enam valida seda üksikut pinda. Mul on valik mingisuguste punktide joint originide vahel. Täna lihtsalt siin klikime näiteks selle punkti peal ja kas või selle meelevaldse näite illustreerimiseks võtame sealt komponendi pealt tolle punkti. Me saame veel teda tuunida. Me saame tuunida praegu siin nimetame siis asendiks. Näiteks mulle meeldiks pöörata teda 180 kraadi. Ja mis meil jointide juures siis veel oli oluline, et selle ühenduse, selle joindi iseloomu määramiseks on meil siis valida tegelikult erinevad tüüpi seoste vahel, mis nagu ühe nimetuse all võimaldavad meil siis imiteerida erinevaid liiteid võimalikes reaalsetes mehhanismides. Näiteks praegu on mul selline liide, mille ingliskeelne nimetus on rigid. Mehaanika keelest võib-olla tähendaks seda, et kahe komponendi vaheliste liikumise 6 kõik vabadusastet on suletud. Kui ma võtan sealt näiteks, võtame kas või Revoluudi, siis me näeme juba millist iseloomu ühendust jointi meil oli võimalik sealt niimoodi tekitada. Et veel kord jutu mõte, ma usun, et paljud teist on sellest teadlikud ka, et meil koostamisel, kui varasemalt oli võimalik kasutada ainult seda joint tüüpi tööriista, liite loomist, siis nüüd juba mõnda aega, ma arvan, et see millalgi eelmisel aastal see võimalus Fusionisse tekkis, on siis samuti see tööriist, mille nimi on Constraint, mis võimaldab meil erinevate geomeetria elementide, mitte ainult joint originide, vaid geomeetria elementide nagu tahud, servad, tipud vahele luua siis seoseid. Ja neid seoseid, see on siis selline koht, kus me saame neid vabadusastmeid mõnes mõttes ühe kaupa timmida. Et selline kiire ülevaade nendest tegelikult minu hinnangul olulisematest muudatustest, mis suure tõenäosusega on varsti rakendumas Fusioni programmis. Ja ilmselgelt, kui sa soovid jätkata selles nii-öelda klassikalises või eksisteerivas moodis, siis preferentsis alt tuleb intent-driven design experience tuleb uuesti välja lülitada. Ja ma arvan, et ma teengi seda praegu. Harjumuse jõud on suur. Mina isiklikult näiteks uuendustega võib-olla ei ole nii lihtne harjuda ja veel kord rõhutan, et motiiv siin taga, ma usun, see on minu isiklik arvamus, just tuleb sellest, et Fusion tahab olla tõenäoliselt sarnasem enamlevinud CAD-programmide loogikale ja just, et tekiks programmis siis parem seos nende PDM või siis igasuguste
dokumendi haldussüsteemidega, mis on seotud meil RAL projekteerimise modelleerimisega. Noh, lihtne näide siinkohal, inimesed, kes te olete kooste loonud ja soovite teha tükitabelit taustaks, siis selleks, et meil mingi komponent sellesse tükitabelisse jookseks, ta peab olema komponent. Et kehade nimetused meil mitte midagi ei teinud, ainult komponendid. Ja nii edasi, et siit sellest kehade ja komponentide loogikast lähtuvast minu arusaamine on, et nii-öelda see metadata Fusionist võib-olla ei jooksnud nii kenasti välja mingitesse kolmandate osapoolte product data management süsteemidesse. Et see tundub olevat tüke, kuidas öelda, motiiv, tung selle muutuse taga. Jah, et sellega sellest osast olekski kõik. Et lühidalt siis kokkuvõttes on olemas selline asi hetkel veel preview all nagu intent-driven design. See on see, mis viib meil Fusioni siis sellisesse loogikasse, kus me tegelikult alguses peaksime otsustama, kas me hakkame modelleerima detaili või koostu. Jah, kolmas valik oli seal, et me saame ka nii-öelda hübriidis jätkata. Ma täielikult ei puudutanud elektroonika osa, ise selgitav, et selline uuendus on tulemas. Ja siis põgusalt uuendus, millest me tõenäoliselt ei ole jõudnud rääkida oma webinarides, oli see koostamisel constraints valiku tekkimine. Nii, aga ma nüüd pean programmile tegema uuesti restardi selleks, et ma arvan, mul on mõistlik, ma tegelikult proovin huvi pärast. Kuidas ta meil avab, sest nüüd ma tahaks edasi liikuda, siis me teeme olulise hüppe nagu Fusioni kasutamise mõistes. Et kui me praegu rääkisime, eelnev osa puudutas meil siis modelleerimise osa, ehk siis asju, mida me toimetame Fusionis design moodulis, design workspace'is, siis nüüd me hüppame ja ma saan aru, et see on tegelikult suhteliselt järsk hüpe. Me hüppame siis meie CAM programmeerimise või siis ütleme manufacture töökeskkonda. Ja siin manufacture töökeskkonnas me täna otsustasime siis puudutada sellist tööriista, mis asub meil inspection menüüs ja mille nimi on Probe WCS, Probe Work Coordinate System. Ja luu siin taga on selline, et mingil hetkel oli kliendi päring pöördumine, kus siis põhimõtteliselt tegelikult klient üritas ise aru saada, mida see asi teeb ja seal olid väiksed võib-olla siuksed, mitte väärarusaamad, vaid mingid hetked, mis vajasid täiendamist selleks, et aru saada sellest funktsioonist Fusionis. See, mida te minul siin ees näete, minul on lahti Fusion koos manufacturing extensioniga. Et kui teil on lihtsalt baas Fusion, siis Probe WCS on teil kenasti olemas. Neid teisi asju nagu Probe Geometry tööriistu olemas ei ole. Meie mõte on siin selline, et võimalik, et me teeme järgneva webinari nendel teemadel, vaatame, kuidas see asi vastukaja leiab, aga täna me tegelikult kasutamegi siin ainult seda baaspaketis olevat funktsiooni Probe WCS. Ja nii, ja mida siis temaga teha saab? Mul on siin üks ettevalmistatud väike programmikene.
See funktsioon on kõigil olemas, seda te saate vabalt ise järgi proovida. Ja mis siin toimub? Nii. Esimene asi, mis siin toimub, on oluline aru saada, et see funktsioon tegelikult ta võimaldab meil ainult täpsustada meie olemasolevat detaili koordinaatsüsteemi nullpunkti ehk siis programmi nulli ehk siis G54 ehk lihtsalt nulli. Inimestele, kes meil CNC programmeerimisega tegelevad, heal lapsel mitu nime, inglise keeles on Work Coordinate System. Mina isiklikult olen ennast harjutanud kasutama sellist terminit nagu detaili koordinaatsüsteemi nullpunkt. Ja mida ta võimaldab meil teha? Ehk siis, tegelikult nüüd me jõuame tagasi selle koha juurde, kus meie kliendipäring, mis oli probleem tolle kliendipäringuga, mitte probleem, vaid ütleme selline võib-olla arusaamise lünga koht, oligi see, et ilmselgelt kui me soovime seda funktsiooni kasutada, siis see detaili koordinaatsüsteemi nullpunkt vähemalt mingis lähenduses peab olema eelnevalt pingis defineeritud. Sellepärast, et seda funktsiooni ta ikkagi juhib ennast ainult nende väärtuste järgi, mida ta pingist leiab. Seda me selgitame koheselt, see selgitus tuleb, ärge sellepärast muretsege. Aga see oli see põhimõtteline tegelikult küsimus, millest kogu see teema käsitlus sai siin nüüd ajendatud ausalt öeldes. Nii, klassikaline Fusioni tegelikult tööraja programmeerimine, siin ei ole mitte midagi erilist. Oluline on soomata seda, et see probe mõõtesond eesti keeles, mis suures osas tänapäevastes CNC tööpinkides arvprogrammi juhitavates tööpinkides, töökeskustes, töötlemiskeskustes, on olemas. Teda ilmselgelt ei pruugi olla mingites ruuterites. Ta võib olla mitte nii väga programmeeritav. Minu üldmulje on jäänud, et ütleme, kui me hakkame peale sükstest, nimetame neid siis metallitöötlemiskeskustest, ütleme alates haasidest ja nii edasi, et seal on ta kenasti olemas. Aga kui me räägime ruuteritest teile inimestele, kes te olete CNC teadlikumad, siis mingites ruuterites ma kahtlustan, et ei pruugi olla. Aga see on nüüd see koht, kus peab oma pingispetsiifikaga tegelikult tutvuma ja sealt edasi menetlema seda küsimust. Asi on päris lihtne tegelikult, näiteks ta peaks isegi meil Fusioni, näete, kui me Fusioni paikimisi, mul on siin meelega, mul on siin suhteliselt blank Fusion ees, näete, kui me vaatame nii-öelda süsteemi, praegu ma olen siis tööriista andmebaasis, Fusioni tööriista andmebaasis, tool libraries ja kui te vaatate süsteemi kataloogi, Fusion library't, siis teil on kenasti seal need proobid olemas ja seal proobide all põhimõtteliselt teha valik lähtuvalt sellest, milline konkreetselt teie pingis on. Et see tõepoolest see on siis Renishaw probe, väga levinud proobid, mõõtesondid tööpinkides ja nii ta on. Üldiselt need on üsna standardiseeritud asjad, et need te leiate kenasti, ma usun, et üles. Siis liikumiskiiruseid, jätame need praegu vaikevatele väärtustele, nii nagu tööraja programmeerimisel. Praegu me räägime puhtalt kolmeteelisest pingist, ehk siis multi-axis vahekaarti meil ei ole vaja üldse puutuda. Geometry tab on siis see vahekaart või tab, kus me anname ette juhtgeomeetria. Me anname ette juhtgeomeetria, mis kas meie tööriista või antud juhul meie mõõtesondi juhtima hakkab. Ja praegu näiteks piisab lihtsalt klikivajutusest selle pinna peale ja see funktsioon, see saab aru, et me soovime seda pinda mõõta, nimetame seda mõõtmiseks selliselt, et detaili koordinaatsüsteemi nullpunkt määrataks selle ristküllikukujulise pinna keskpunkti.
Noh, mida ma olen natukene tuuninud peaaegu alati, kui ma seda funktsiooni kasutan, on see väike oht, tähendab selles mõttes mitte väike oht, aga ma olen reeglina viinud seda pruubi keskpunkti, tsentrit, olen viinud natukene allapoole. Kui ma ei eksi, siis vaikimisi valik on seal -3. See vaikimisi valik -3 tuleb ilmselgelt meie kasutatava pruubi, meie defineeritud pruubi diameetrist, kui too oli 6, raadius 3, siis ta vaikimisi tahab minna ainult 3 millimeetrit sellest nii-öelda detaili koordinaatsüsteemi Z0-st allapoole. Mina isiklikult olen eelistanud minna natukene rohkem, näete, olen ka sinna praegu kirjutanud -5. Jah, ja siin ma võin ka selle loo ära rääkida, kui kes võib-olla on seda juba kasutanud, et selles mõttes, et siin on üks oht, mida ma olen isiklikult kogenud. Oht on selles, et kuna mulle näiteks väga meeldib neid tööradasid dubleerida, siis me peame veenduma. No klassikaline lähenemine selle mõõtesondiga töötamisel on see, et näete praegu antud hetkel mina siin kontrollin ainult XY koordinaati detaili koordinaatsüsteemis. Loogiline jätk on sellel, et sa kontrollid Z-i ka. Ja võt nüüd, kui sa dubleerid seda töörada ja sul jääb sinna -5, siis olge hoiatatud. Teie Z läheb siis -5 võrra nihkesse. Et sellise jama ma olen ise läbi elanud ja sellest aru saanud. Nii, see selleks. Põhimõtteliselt siis on meil viimane tab, mille nimi on Actions. Saab teha erinevaid asju. Praegu näiteks ma olen siin valinud ainult valiku, et kui sul näiteks toorik on mingis teises mõõdus, siis ta lihtsalt kuvab meile mingisuguse teate. Ja põhimõtteliselt töörada programmeeritud. Töörada, rääkisin teda palju nimetame teda siis funktsiooniks. Nüüd huvi pärast lihtsalt siin praegu vaatame, mis meil välja post-protsessitakse. Võtame ainult selle esimese operatsiooni siit ja laseme tal NC koodi luua selle jaoks. Laseme tal NC koodi luua, anname talle mingi nime ka, 20.01.0 ja nõuame, et avaks meile selle NC koodi. Näete, mul on valitud juba mingisugune post-protsessor, mis on ilmselgelt absoluutselt vajalik tegevus. Post-protsessor peab saama valitud. Võib-olla jällegi selles webinaris kordame selle üle, sellepärast et see on tõenäoliselt üks kõige levinum Fusioni teemaline päring, mida kasutajad saadavad, on see, et aga kust kohast ma saan post-protsessori. Näete, asi on väga lihtne, kui te olete selles post-protsessori utiilis tööaknas, dialoogiaknas, avad Fusion library, et see on see koht, kus me leiame nii-öelda valmis, saadaval olevad post-protsessorid. Post-protsessorid, kus sa saad neid filtreerida lähtuvalt sellest, et kas me tegeleme freesimisega, kas meil on olemas näiteks Haasipink, meil on Fanuki tüüpi kontroller, mida iganes. Ja kõige levinum vastus ja mis siin salata tegelikult kõige paremini töötav vastus päris ausalt on see, et sõltuvalt oma juhtsüsteemist, oma kontrollerist tuleb leida siit nimetame siis võimalikult universaalne post-protsessor ja seda esimesena kasutada ja proovida ja näha. Ja kui on näha, et tõesti mingisugune funktsioon, mis teie pingis on olemas, see post-protsessor nii-öelda ei tõlgi ümber õigesti, vaat see on see ja siis ja alles siis on meil see hetk, kui hakata muretsema ja otsima võimalusi post-protsessori ümberkirjutamiseks. Ja veel kord, enamikel juhtudel on siin lahendus tegelikult olemas. Nii, see oli siuke väike kõrvale põige, aga kuna seda meil päris tihti tuleb, siis nii postime selle koodi välja ja vaatame, mis saab. Jah, ja meie eest, ma loodan, et teil on ekraanidel kenasti näha, on siis täielikult parameetriline NC programm,
E-kood, kui soovite nimetada parameetrina selles tähenduses, näete, et ta kasutab meil niisuguseid põnevaid funktsioone, nagu mis on G65. G65 on selline ettevalmistav funktsioon või G-käsk, mis tegelikult meil kutsub välja siis parameetrilise programmi nimetusega 9, mis iganes 9832. See on selline programmikene, mille te peate, mille te olete saanud kaasa oma pingi kontrollerisse siis, kui te olete soetanud mõõtesondi selle pingiga. Et jah, need asjad on omavahel sealt niimoodi seotud läbi selle probe'i tüübi siis. Nii, aga vaatame, mul on ette valmistatud ka üks väike videokene, kus kohas ma loodan, et ekraani peale tuli see video. Ma kontrollin igaks juhuks vahepeal meie chati ka, et võib-olla siin meie chatis praegu nii kellegil ja julgelt kirjutage chati, kui te soovite. Me teeme kohe küsimuste vastusvooru ka, et ma unustasin teie mikrofonid sisse lülitada. Kui teil tekib mingeid küsimusi, vabalt võiksime pidada siin diskussiooni. Nii, aga ma panen selle programmi käima. Näete, täpselt seesama Fusionis programmeeritud probe on praegu viidud siis üsna vanasse Haas minimilli, aga piisavalt uue kontrolleriga, mis võimaldab meil neid soovitud asju siin näha. Nii, see on, pingi käigud on hästi aeglased just nimelt selle filmimise eesmärgil. Näete, olukord on siis selline, et meil on, tegelikult olukord on selline. See, milleks see funktsioon mõeldud on, et meil on detaili koordinaatsüsteemi 0 punkt olemas. Niimoodi, meil on seal mingisugune, pealt näha, et mitte päris sirge toorikukene on seal vahel, eks ole, ja see toorik on tegelikult paika pandud käsitsi. Ta on ausalt silma järgi nende kruustangide keskele pandud. Niimoodi, ja nüüd tuleb siis meie see funktsioon probe WCS ja see funktsioon enne kõike mõõdab ja parandab meie nüüd reaalse detaili koordinaatsüsteemi koordinaate. Vaadake, see hakkab siin videos juhtuma, selgitame sinna kaasa. Niimoodi, kõik liikumised on hästi aeglased, näete, probe tuleb, ta tuleb sellele kõrgusele, mis on meil ette antud veel kord. See koordinaatsüsteem, mis juhib praegu seda probe'i, see peab olema pinki sisse pandud ja näete, siin on meil kontrolleris näha, kuidas siis meie detaili koordinaatsüsteemi, mis asub meil nihkeregistris G54, XY koordinaadid kenasti kirjutatakse üle. Jälge mängu, kui ma ei eksi, siis X juba muutus võib-olla ja nüüd näete muutus ka Y ja samamoodi saaks rahumeeli ülemõttega Z. Ja juhul näiteks, mul on ka see näide ette valmistatud, ma tõenäoliselt selleni ei jõua täna, kus meelega on, siin on Z mõõtmine ka ikkagi sees meil. Siin on meil Z mõõtmine ka ikkagi sees, ma usun, et Z ka paranes seal. Juhul, kui näiteks, nüüd on, mul on selline näide ette valmistatud, et praegu on meil seal pingis toorik mõõtmetega 50x50. Ma hetkel näitan teile ainult pilti, ma loodan, et te usute mind. Nii, lubage, ma otsin siit selle pildi välja, näete tegelikult ettevalmistusel, siin on meie 50x50 toorik, seal on meil 60x60 toorik. Kui ma nüüd selle tooriku paneksin või operaator paneb kogemata siis vales mõõdust tooriku või ongi kaetud välja vales mõõdust toorik pinki, siis pärast seda mõõtetsükli käigus pink läheb nii-öelda feed hold olekusse ja meile kuvatakse ekraani peale veateade, et kuule, see toorik ei ole päris õiges mõõdus. Sellega me välistame selliseid halbu olukordi, kui meil võib olla esimene lõige või esimene freesimine võib olla natuke liiga karm, meil on variant oma tööriist ära lõhkuda. Nii, see oli selle funktsiooni, selle probe WCS põhimõtteliselt vaatame, siin ta peaks olema meil, siin ma nüüd unustasin seda vist rääkida ennem, et meil tegelikult oli siin ka siis, siin ma mõõtsin, näete, Z-i ka järgi veel. On olemas siis meil järgmine asi, mille nimi on probe geometry. Ja see on nüüd siis selle machining extensioni all.
et seda ma võib-olla, mul ei olnud plaanis sellesse täna väga süveneda. Pigem ma näitaks teile nüüd natukene seda videokest veel edasi, et siin juhtub nüüd selline asi, mida annab meile see machining extension ja viime edasi, siin ei ole mõtet seda. Kahjuks on see klaas nii udune, et ühesõnaga juhtus selline asi, et me nüüd freesisime sinna sisse diameeter 25 millimeetrit pesa, niimoodi. Ja nüüd näete, meil on programmeeritud selles samas Fusionis, kasutades seda probe geometry funktsiooni, on meil programmeeritud mõõtetsükkel. Niimoodi, ja selle mõõtetsükli, vaadake nüüd, näete selle mõõtetsükli käigus, me lasime sellele probil mõõta ära selle diameetri ja selle diameetri järgi kohendada oma tööriista nii-öelda kulumit, veeri. Selleks, et järgnevalt teostada puhast töötlus. Nii, vaatame seda videot edasi. Nii, ma kerin teda, seepärast nüüd tuleb ühesõnaga, nüüd tuleb korrigeeritud diameetriga frees, teostab meie tasku puhast töötluse. Seda siin ei ole võimalik näha ja nüüd tuleb mõõdata uuesti üle. Nüüd on uuesti probe geometry funktsioon seal. Nüüd peaks olema, meie ava peaks olema kenasti tolerantsis. Sõltuvalt sellest, milline tolerants meie aval on pandud. Nii, järjekordne ava diameetri mõõtmine. Ja siis sõltuvalt sellest, kui uus on teie juhtsüsteem. Sellel konkreetsel pingil, mis mul siin kasutada on, sellel on juhtsüsteem aastast 2007, siis kohe on näha, näete, selleks, et leida seda väärtust, siis tuleb natukene sobrada nendes juhtsüsteemi parameetrites ja see on nüüd see, mis ta reaalselt mõõtis. Nüüd see probe mõõtis meil reaalselt selle 25,07. Just, aga seda kõike siis lubab meil Fusionis, näete, Fusionis lubab meil teha selline funktsioon, mis veel kord ma rõhutan, on siis machining extensioni all, millest võimalik, et me tutvustame neid järgnevates webinarides lähemalt ja kus oli siis võimalik action, on näete selline action nagu update tool where ja siis on võimalik seda asja niimoodi teha. Täpselt nii, nagu meil selles videos oli tehtud. Nii. Aga suht koht 45 minutit on läinud. Meie tänase webinari teemad oleme saanud läbi arutada, tutvustada, mida me soovisime edasi anda praegu. Tänud, et tulite, et osa võtsite. Veel kord, salvestus läheb ülesse, jagage kolleegidele, saatke mõtteid teemade kohta, mida soovite, et järgnevates webinarides võib-olla käsitletaks. Ja ma loodan, et saite midagigi uut täna teada Fusioni kohta. No nii, aga siis tänud. Tänud teile, et selle 45 minutit võtsite ja järgmiste kohtumisteni. Kena päeva jätku kõigile.